Ukraina kaugmaadroonid süütasid tule. Nüüd möllab põrgu Venemaal. Mitte kunagi varem ajaloos pole Venemaa nafta nii palju põlenud. See pole isegi võrreldav. Löök löögi järel on Ukraina vallandanud tohutu tulekahju, mida Venemaa ei suuda kustutada. Elüütähtsad varad on maani maha põletatud. Ukraina on suutnud võimatut saavutada. Ja mis puudutab Venemaad, siis nüüd seisab ta silmitsi tulevikuga, kus nafta ei saa enam olla see päästerõngas, mis ta kunagi oli. Kõigepealt viime teid tagasi 18. aprilli. Sellel kuupäeval lasi Ukraina öö jooksul Venemaa territooriumile droonide parved. Kõigil oli üks sihtmärk – naftataristu, mis on hoidnud Venemaad elus, samal ajal kui Putini sissetung Ukrainasse kestab juba 5. aastat. Sel ööl polnud Ukraina eest miski kaitstud. Samara piirkonnas külastasid 2 Vene rafineerimistehast plahvatusohtlikud lendavad sanktsioonid, mida Ukraina on kasutanud, et lisada kahju, mida traditsioonilised sanktsioonid on Venemaale põhjustanud. Täpsemalt öeldes põlevad Tšizran ja Novokuiveševsk. Mõlemas kohas on teatatud tulekahjudest. Veelgi lääne pool Leningradis maandusid Ukraina droonid RPK Vysotsk Lukoil 2 naftaterminalile, mis mängib võtmerolli Venemaa nafta eksportimisel läbi Läänemere sadamate. Ja lõpuks pidi Krasnodari piirkond tegelema Ukraina droonidega, kui need kihutasid Tihoretski naftapumpamisjaama suunas. Ükskõik millised õhutõrjesüsteemid Venemaa Krasnodaris paigaldas, need ebaõnnestusid. Ukraina droonid tabasid taas otse sihtmärki. Venemaa kaitseministeerium on olnud ootuspäraselt vait Ukraina üle kogu Venemaa toimunud rünnakute suhtes nende naftarajatiste vastu. Nad ei suutnud isegi välja mõelda tavapärast droonirusude ettekäänet, mida me tavaliselt kuuleme, kui Ukraina droonid nii palju kahju teevad. Selle asemel suutis ministeerium vaid öelda, et nende õhutõrje hävitas 18. aprilli ööl 258 Ukraina drooni, sealhulgas mitu just nendes piirkondades, mis nüüd põlevad. Kes teab, võib-olla Venemaa tõesti hävitas mõned Ukraina droonid. Aga kui see ka juhtus, siis ilmselgelt polnud sellest piisavalt. Venemaast ette jõudes kasutas Ukraina kindralstaap telegrammi, et teatada oma edukatest rünnakutest ja näidata, et Venemaa ei saa eitada nende toimumist. Kõik rajatised on seotud Vene okupantide relvajõudude varustamisega, avaldas kindralstaap, jagades rünnakupaikadel tehtud fotosid. Iga pilt näitab täpselt sama asja. Paksud mustad suitsupilved tõusevad Vene naftarajatistest, mida on ilmselgelt tabanud midagi, mis vallandas plahvatuse ja leegid. Ukraina hindab endiselt kahjusid, püüdes täpselt kindlaks teha, mida nendes rajatistes tabati. Siiski pole kahtlustki, et veelgi rohkem Vene naftat põleb. Ja millega Putin nüüd tegelema peab, on see, et see rünnakute seeria on lihtsalt viimane näide pidevalt eskaleeruvast kampaaniast, mille Ukraina on Venemaa vastu käivitanud. See kampaania tekitab Venemaale tõsiseid probleeme, millest me varsti räägime. Enne seda sa ju ei arvanud, et Ukraina lõpetab Venemaa rafineerimistehaste ja teiste naftarajatistega juba 18. aprillil, eks? Lisaks kütuse ja nafta ründamisele Putini enda territooriumil sihtisid Ukraina droonid ka okupatsioonijõude, mille Venemaa on Ukrainasse saatnud. Mariupolis, mida Venemaa on suurema osa sõjast okupeerinud, tabasid Ukraina keskmaadroonid otse tabamustega määrdeainete ja kütuseladusid, mida Vene väed vajavad nii varustuse hoolduseks kui ka sõidukite käitamiseks, mida kasutatakse rünnakuteks Ukraina positsioonidele. Siin on seos lihtne näha. Ukraina hävitab rafineerimistehased, mis neid tooteid Venemaal toodavad ja hävitab need tooted ise okupeeritud aladel. See on topeltlöök Venemaa maismaa strateegia vastu. Ja see tähendab, et Venemaa jalaväel pole pikka aega kütust ega määrdeaineid Mariupoli piirkonnas. Ukraina suutis isegi leida aega, et rünnata ka naftaga mitte seotud sihtmärke. Mangushis ja Grafskas, mis mõlemad asuvad Donetski piirkonnas, hävitasid Ukraina droonid Vene remondibrigaadid. Sama tehti ka Zaporižja piirkonnas, kus rünnati üksusi Tokmaki rajoonis. Siin näeme, kuidas Ukraina tõuseb kaugmaadroonide suurvõimuks, mis suudab mõõtu võtta Venemaaga ja ületab Putini nõunike taset sihtmärkide strateegilise tähtsuse poolest. Venemaa on rahul, kui saab tabada peaaegu kõike Ukrainas, eriti kui see põhjustab tsiviilelanike hirmutamist. Ukraina on palju sihipärasem. See sihib korduvalt Venemaa enda territooriumil asuvaid naftatööstusi ning halvab Putini sõjalist jõudu okupeeritud aladel. Tulekahjud, milliseid Venemaa pole kunagi varem näinud, möllavad nüüd rafineerimistehastes ja naftaterminalides üle kogu riigi. Ja vaid paar päeva hiljem oli Ukrainal varuks veelgi rohkem. 20. aprillil tuli uudis, et Ukraina tabas Tuapsi naftaterminali, mis on üks Venemaa peamisi logistilisi artereid Mustal merel. See oli teine Ukraina rünnak selle sadama vastu vähem kui nädala jooksul ning see põhjustas taas tohutu tulekahju, mis puhkes vaid mõni tund pärast seda, kui Venemaal oli õnnestunud kustutada sarnane põleng, mis sai alguse 16. aprilli rünnakust.
Tuapsis asub ka üks Venemaa naftatöötlemistehastest, mis suudab töödelda kuni 240 000 barrelit toornaftat päevas. Kui hakkad siin mustrit märkama, siis sa ei ole ainus. Ukraina püüab aktiivselt katta võimalikult suure osa Venemaast musta suitsuga, mis saadab Putini rahvale selge sõnumi. Teie president alustas sõda. Nüüd jõuab see sõda teie koduuksele. Ka Ukraina 18. ja 20. aprilli rünnakutes Vene naftatööstuse vastu on oma ajastus. 18. aprillil tuli uudis, et USA rahandusministeerium pikendas pausi Ameerika sanktsioonides, mis olid Putini sissetungi algusest saadik suunatud Vene naftasaadetiste vastu. See pikendus tuli pärast sanktsioonide pausi, mille USA kehtestas, et leevendada nafta hinna šokke, mille põhjustas Hormuzi väina blokeerimine Iraani poolt vastusena USA operatsiooni Epic Fury alustamisele. See sanktsioonide paus kestab 30 päeva ja see tuli vaid 2 päeva pärast seda, kui rahandusminister Scott Bessent väitis, et USA ei pikenda pausi. Ukraina ei olnud selle uudise üle kindlasti õnnelik. Kui Venemaal lubatakse oma naftat takistamatult müüa, tähendab see sadu miljoneid, kui mitte miljardeid dollareid, mis jõuavad Venemaale ja mida Putin saab maksustada, et rahastada oma sõda Ukraina vastu. Nii et võib vabalt väita, et droonid lendavad Venemaal ja rafineerimistehased põlevad nii intensiivselt just seetõttu, et Ukraina tahab muuta sanktsioonide tühistamise mõttetuks. Sinu laevad võivad küll seilata, Putin, aga sellest pole suurt kasu, kui nafta, mida need peaksid vedama, on kadunud. Siiski võid sa praegu mõelda, kas see, mida Ukraina 18. aprillil tegi koos 20. aprilli rünnakuga Tuapsi vastu, tähendab tõesti, et Vene nafta põleb nagu kunagi varem. Lõppude lõpuks ei ole Ukraina rünnakud rafineerimistehaste vastu mingi uus asi. 2025 aastal nägime, kuidas sellised rünnakud muutusid väga intensiivseks. See oli aasta, mil Ukraina korraldas 120 rünnakut Venemaa energiarajatiste vastu. Neist 81 olid suunatud nafta rafineerimistehastele. Aasta lõpuks oli Venemaa selliste rünnakute tõttu kaotanud 13 miljardit dollarit. Tõepoolest, strateegia ei ole uus, kuid viimasest puslest on üks tükk veel puudu, mida me pole veel avalikustanud. 5 rünnakut, mida oleme seni käsitlenud, on vaid viimased, mille Ukraina on vallandanud. Alates sellest, kui USA kuulutas märtsis välja oma esimese pausi Venemaa sanktsioonides, on Ukraina Venemaad korduvalt rünnanud, põhjustades tulekahju, millega Putin pole kunagi varem pidanud silmitsi seisma. See muudab kõike Ukraina rünnakute ulatuse ja mastaabi mõttes. Aga enne kui sellesse süveneme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Sellest, mida siin näete, on veel palju rohkemgi, nii et kui see kanal teile väärtust pakub, siis kindlasti tellige see. Nii et meil on jäämäe tipp 18. aprillil. Kui sukelduda pinnast sügavamale, näeme laastavat Ukraina rünnakute kampaaniat, mis on hävitanud Venemaa naftatööstust. Lähme Balti piirkonda. Ukraina hävitas naftaterminali Leningradis, mis on vaid väike näide sellest põrgust, mille riik on viimase kuu jooksul sellele Venemaa läänepiirkonnale valla päästnud. 31. märtsiks teatas BBC, et Ukraina oli korduvalt rünnanud 3 naftarajatist Leningradi piirkonnas, sealhulgas Harishi naftatöötlemistehast ning Venemaa olulisi Musta mere sadamaid Ust-Lugas ja Primorskis. Need sadamad vastutavad kokku 42% Venemaa naftaekspordi eest, teatab väljaanne. Mõlemas on saanud taristu kahjustada ja hoiupaagid on süttinud. Märtsikuiste Ukraina rünnakute tõttu põles Primorskis ja Ust-Lugas kummaski 8 mahutit ning sadamad suleti erinevatel aegadel, kui võimud püüdsid kahjustustega toime tulla. Ukraina rünnakud olid nii ulatuslikud, et president Volodymyr Zelenski teatas hiljem, et mõned riigiliitlased palusid Ukrainal rünnakuid vähendada. Zelenski ei avaldanud, kes selle palve esitas, kuid tõenäoliselt oli see tingitud naftahindade tõusust Hormuzi väinas tekkinud olukorra tõttu. Aga 18. aprill näitab selgelt, et Ukraina ei peatu kellegi ees. See ei lase end tuhandete kilomeetrite kaugusel toimuvast olukorrast segada ega lase sellel takistada Venemaale igal võimalikul moel kahju tegemast. Ja Ukraina ei lase kindlasti Venemaal kasu saada sanktsioonide tühistamise ja kõrgemate naftahindade kombinatsioonist. Nafta- ja gaasitööstuse analüütik Boris Arenstein on juba nimetanud seda, mida Ukraina Leningradi oblastis teeb, kõige tõsisemaks ohuks Venemaa naftaekspordile alates sõja algusest. See ongi kogu mõte. Kui lääs ei survesta Venemaad sanktsioonidega piisavalt ja USA kavatseb oma sanktsioonid ajutiselt peatada, siis Ukraina võtab asjad enda kätte. Just seda ongi Ukraina teinud alates märtsi keskpaigast. See, mida me nägime 18. aprillil, oli lihtsalt strateegilise pommitamiskampaania jätk, mida Ukraina suudab nüüd jätkata, kuna tal on tugev varu kaubmaadroonidest. Nüüd jätkuvad rünnakud. Oleme juba maininud Tuapsit, mida Ukraina tabas viimase nädala jooksul 2 korda. 5. aprillil tabas Ukraina ka Lukoilile kuuluvat rafineerimistehast Kostovo linnas ning sellele järgnes veel üks rünnak naftaterminali vastu, nagu te arvasite, Leningradis.
See on Ukraina tulevihm, lakkamatu droonide rünnak, mida Venemaa ei suuda täielikult tõrjuda ja mis põhjustab tohutuid tulekahjusid kogu Putini territooriumil. Kui me ütleme, et Venemaa põleb, nagu kunagi varem pole põlenud, siis just seda me mõtleme. 18. aprill oli lihtsalt päev, mil Ukraina kallas õli juba niigi tohutusse tulemöllu, mis ähvardab neelata ainsa tööstusharu, mis toidab sõjamasinat, mille Putin on Ukrainasse saatnud. Mis puudutab Venemaa reaktsiooni kõigele sellele, siis see ei saa ju eriti rõõmus olla, eks? Peale tavapäraste eitamiste ja väidete, et nad tulistavad alla iga Ukraina saadetud drooni, on Venemaa paanikas. Ja neil ongi põhjust paanikaks. Ukraina rünnakutel on tohutu mõju. Need muudavad juba niigi põletava probleemi Venemaa armee ja majanduse jaoks katastroofiks. Mõlemast räägime kohe lähemalt. Kõigepealt aga Venemaa paanika. Kremli-sisesed hääled üritavad juba hoiatada Putinit, et Ukraina on kaugmaadroonide rindel ette rebimas. Endine kaitseminister ja nüüdne Venemaa julgeolekunõukogu juht Sergei Shoigu on üks neist häälpest. Ta väidab, et Ukraina kodumaine droonide arendus on jõudnud nii kaugele, et ükski piirkond Venemaal ei ole Ukraina rünnakute eest kaitstud. Ukraina droonid suudavad läbida 100 ja mõnikord isegi üle 1000 miili, et jõuda sinna, kuhu vaja. Ja Ukraina toodab neid droone nii suures mahus, et kui mõni rünnak ei õnnestu, saab ta alati uuesti proovida. Ukraina on nüüd jõudnud punkti, kus ta korraldab rohkem piiriüleseid rünnakuid Venemaa vastu kui Venemaa Ukraina vastu. Märtsis edestas Ukraina Venemaad peaaegu 900 drooniga. Hullumeelsed 7347 Ukraina drooni lendasid märtsis Venemaa territooriumile ja Venemaa kaitseministeeriumi andmetel tulistati need alla. Põlevad rafineerimistehased ja laod räägivad hoopis teistsugust lugu, sest Ukraina on selgelt olukorra ümber pööranud ühes sõjavaldkonnas, kus Venemaal oli kunagi selge ülekaal. Ulatuslikud rünnakud on nüüd saanud Ukraina strateegia võtmeosaks. Mis puudutab Kremlit, siis see teab, et ei saa Ukrainat eriti takistada. Just seal tekibki paanika, teades, et iga katse ähvardada Ukrainat, et ta ei kasutaks enda arendatud droone, on viljatu. Putinis hääletorud on pööranud oma tähelepanu Ukraina Euroopa partneritele. On antud hoiatusi. Venemaa pöörab oma tähelepanu Euroopale, kui keegi ei tee midagi selleks, et takistada Ukrainal Venemaa naftat ründamast. Mida Venemaa tegelikult kavatseb teha, pole selge. Väidetakse vaid, et sellel on ettearvamatud tagajärjed. Eldades, et Putin järgib oma tavapärast mustrit, tähendab see, et midagi märkimisväärset ei juhtu, kuid ta jätkab droonide ja laevade saatmist NATO territooriumile. Endine Venemaa president ja tuntud Putini meelitaja Dmitri Medvedjev on samuti väitnud, et Venemaa on koostanud nimekirja võimalikest sihtmärkidest Euroopa riikides, eriti keskendudes neile riikidele, kes on sõlminud Ukrainaga ühise tootmise lepingud. Ükski neist ähvardustest ei avalda seda mõju, mida Venemaa soovib. See, et Venemaal on sihtmärkide nimekiri, pole Ukraina Euroopa partnerite jaoks mingi uudis. Neil on kindlasti ka oma nimekiri Venemaa sihtmärkidest. Need ähvardused on sama jõuetud kui vaevu varjatud. Venemaa teab, et ükskõik mida ta ütleb või teeb, ei peata see Ukrainat saatmast rohkem droone Venemaa territooriumile. Putin lõikab nüüd seda, mida ta on külvanud üle 4 aasta, terroriseerides Ukrainat Shahed-tüüpi droonide ja rakettidega. Nüüd, kui Venemaa saab maitsta oma enda rohtu, vingub Putin ja ähvardab, aga ta ei saavuta midagi. See üksi on Venemaa jaoks alandav. Ta ei suuda peatada Ukraina droone, kuigi tal peaks olema üks maailma võimsamaid armeesid. Teatud tiiger on osutunud paberist tehtuks. Venemaa pole selle kõige üle sugugi õnnelik. Aga samal ajal, kui Kreml üritab kaudselt Ukrainat peatada, survestades riigi Euroopa partnereid, peab ta tegelema ka Ukraina rünnakute tagajärgedega Venemaa naftatööstusele. Esiteks on küsimus rahas. 18. aprilli raportis, mis langes kokku 4 rünnakuga, mis süütasid Venemaal veelgi suurema tulekahju, avaldas UKR Inform, et Ukraina on sundinud Venemaa naftaekspordi vähenema umbes 880 000 barreli võrra päevas. See tähendab, et Venemaa sõjakassast kaob iga päev $100 miljonit. Ja see number tõenäoliselt ainult kasvab, kuna Ukraina ründab üha rohkem rafineerimistehaseid ja naftaterminale. Zelenski sõnul põhjustas Ukraina ainuüksi märtsis Venemaa naftasektorile vähemalt $2,3 miljardi suuruseid kaotusi. Kui Ukraina suudab seda tempot hoida, tähendab see, et Venemaa kaotab 2026 aasta lõpuks $27,6 miljardit, mis on 2 korda rohkem kui Ukraina rünnakute tõttu 2025 aastal kaotatud summa. Ja kui Ukraina suudab jätkata alates märtsi lõpust nähtud $100 miljoni suuruseid päevaseid kaotusi, võib Venemaa majanduslik kahju olla veelgi suurem. Venemaad sunnitakse naftasaadetisi kogu riigis ümber suunama, mis mõjutab ka selle sõjaväge. Viivitused toimuvad kõikjal. Nafta ja kütus, mis oleks pidanud juba okupeeritud Ukrainasse jõudma, jäävad kinni, kuna Venemaa otsib meeleheitlikult turvalisi kohti selle nafta ladustamiseks ja seejärel transportimiseks.
Samm-sammult kaotab vaenlase naftalogistikasüsteem võime tagada katkematut eksporti. Tulemusi tuntakse juba lahinguväljal. Vähem ressursse vaenlasele tähendab rohkem võimalusi meie üksustele, ütles Ukraina mehitamata süsteemide väed avalduses, mis avaldati Telegrammis. Muide, üks kohtadest, kuhu Venemaa üritab oma naftat ümber suunata, on Tuapse. Äkitselt muutub Ukraina 20. aprilli rünnak selle olulise sadama vastu veelgi mõistetavamaks. Lõpuks on veel üks vähekajastatud probleem, mida Ukraina tekitatud tulekerad üle kogu Venemaa Putini jaoks põhjustavad. Ukraina väljaande Obozi andmetel ootavad mitme piirkonna ametnikud, mida Ukraina on oma rünnakutega sihtinud, nüüd Kremlilt nende piirkondade õhutõrje tugevdamist. See on loomulik ja loogiline reaktsioon. Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Droždenko sõnul on selleks otstarbeks juba materjalivahendeid Leningradi sõjaväeringkonda suunatud. Aga selle oletatava lahendusega on üks probleem. Venemaal ei ole just palju õhutõrjesüsteeme, mida ta saaks kasutada Ukraina droonide vastu kaitsmiseks. Alates Putini sissetungi algusest on Minfini andmetel Venemaa kaotanud 21. aprilli seisuga 1350 õhutõrjesüsteemi. See on jahmatavalt suur arv süsteeme, millest paljud langevad just nende droonide ohvriks, mida nad peaksid taevast alla tulistama. Veelgi hullem Venemaa jaoks on see, et nüüd, kui Ukraina on välja töötanud keskmaa droonid, mis võimaldavad neil sagedamini okupeeritud aladel rünnata, põlevad Venemaa õhutõrjesüsteemid Ukrainas. Venemaal ja okupeeritud aladel ajavahemikus juuni 2025 kuni märts 2026 toime pandud 1530 Ukraina rünnakust hävitas 492 Venemaa õhutõrje infrastruktuuri osi. See asetab Venemaa olukorda, kus neil on vaja rohkem õhutõrjesüsteeme just siis, kui neid pole võtta. Ukraina Venemaa nafta vastu suunatud kampaania paljastab veel ühe kihi. Ukraina teadis, et Venemaa püüab reageerida nende tegevusele, paigaldades õhutõrje rafineerimistehaste ja naftaterminalide juurde. Jällegi, see on loogiline. Need õhutõrjesüsteemid peavad kuskilt tulema, sest Venemaal pole enam süsteeme ladudes olemas. Seega viiakse need okupeeritud aladelt ja teistelt olulistelt sõjalistelt sihtmärkidelt Venemaal ära. Vladimir Putin võib selle sammuga osa oma naftast päästa, kuid muud sihtmärgid muutuvad samal ajal haavatavaks. See on Venemaa jaoks kaotusseis. Kui tulekahjud möllavad ja üha rohkem droone saabub, on Venemaa jäänud vaid kasutute ähvarduste ja juba niigi habraste õhutõrjesüsteemide ümberpaigutamise juurde pärast 4 aastat Ukraina rünnakuid. Venemaa pole isegi lähedal lahenduse leidmisele uutele probleemidele, mida Ukraina 2026. aastal tekitab, ja tõenäoliselt ei lähe kaua, kuni me anname teada uutest rünnakutest Venemaa naftarajatiste vastu, kuna Ukraina jätkab kampaaniat, mis kurnab Venemaad. Anname sellele paar päeva või nii. Ja kuni ootad meie järgmist raportit Ukraina vältimatutest kaugmaa rünnakutest, miks mitte uurida lähemalt paanikat, mis praegu Kremlit haarab. Vladimir Putin isoleerib end Ukraina sõja tegelikkusest, kuid Kremlis ja Venemaa sõjablogijate kogukonnas on inimesi, kes hoiatavad, et olukord on Venemaa jaoks muutunud kriitiliseks. Uuri selle kohta rohkem ja saa teada, kuidas Ukraina on Kremlis häirekellad tööle pannud, vaadates meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show kanalit, et sa ei jääks ilma järgmisest vältimatust uuendusest Venemaa naftapõlemise kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!